Lubjakivi killustiku tootmine. Killustiku tootmistsükkel algab ettevalmistustöödest, milleks on lubjakivi peal paikneva katendi eemaldamine. Seejärel alustatakse lubjakivi raimamise ehk massiivist eemaldamisega ning enamasti kasutatakse selleks lõhkamist. Vastavalt vajaminevale tüki suurusele valitakse lõhkevõrguskeem ja puuritakse puuraugud. Puuraukude puurimisel jälgitakse ja arvestatakse ka lubjakivis paiknevate lõhede ja pragude süsteemiga. Puuraugud laetakse lõhkematerjalidega ja topistatakse. Lõhketöödel kasutatakse viitega lõhkamist, mis on ohutum ning purustab kivi efektiivselt. Peale lõhkamist transporditakse lõhatud lubjakivi killustiku purustussorteerimissõlme, arvestades sellega, et purustis ei tekiks kivi puudusel tööseisakuid. Pidevalt ja ühtlaselt koormatud purustussõlmest tuleb hea kvaliteediga killustik. Tolmu ja savika osa eemaldamine lõhatud lubjakivist toimub enne esimese astme purustisse minemist. Selleks suunatakse materjal mööda vibreerivat liukteed varbsõeltele, kus sõelu läbinud materjal langeb sõelalinale. Sõelalinast läbi läinud vähem kvaliteetse materjali eemaldab külgkonveier. Sõelalina peale jäänud materjal läheb konveieriga otse teise astme purustisse ilma esimese astme purustit koormamata. Esimese astme purustiks on enamasti lõugpurusti, kuna see on töökindel ja sobilik ebaühtlase suuruse ja kujuga materjali töötlemiseks. Peale esimese astme purustamist suunatakse kogu purustatud kivimaterjal edasi teise astme purustisse. Peale teise astme purustit on paigutatud esimene sõelakomplekt. Esimesest sõelakomplektist võetakse fraktsioonidena välja kõik ülemisest sõelalinast väiksem materjal ning materjal, mille tüki suurus on suurem kui 63 mm, saadetakse kolmanda astme purustisse. Kuid kuna 63 mm suuremat materjali ei ole piisavalt, suunatakse siibrite abil osa 16-32 mm fraktsioonist kolmanda astme purustisse lisaks, et saavutada purustile vajalik täitetase 80%, mis tagab korraliku terakuju. Peale kolmanda astme purustit saadetakse materjal lintkonveieriga tagasi esimesse sõelakomplekti. Sõeltest läbi kukkunud materjal suunatakse teise sõelakomplekti, kus toimub peenemate fraktsioonide väljasõelumine. Teises sõelakomplektis asub siibrite süsteem, võimaldab koos vastavate sõeltega teha erinevaid fraktsioone, mida parasjagu vajatakse. Kvaliteetsete pikkade fraktsioonide ehk ridakillustiku tootmiseks tuleb kasutada täiendavat killustiku segamise liini, mis soovitud ridakillustiku erinevatest fraktsioonidest kokku segab. Seadme suurema osa moodustavad punkrid, kuhu laetakse erinevate fraktsioonidega killustikud. Iga punkri all on doseerimiskonveierid, mille kiiruse muutmise abil reguleeritakse igas punkris oleva materjali koguse hulka lõpptoodangus. Doseerimiskonveieriga laetakse materjal peakonveierile ja sealt edasi laadimiskonveierile, mis laeb materjali otse kallurikasti. Laadimiskonveieri otsa on paigutatud kaskaadsegaja, mis konveierilt tuleva killustikusegu ühtlaselt läbi segab. Killustiku segamise liiniga on võimalik ka lubjakivi killustikku vääristada, segades killustiku hulka stabilisaator sideainet TAS või tsementi. Sideaine doseeritakse vastavalt juhtarvutisse sisestatud retseptile laadimiskonveierile. Et sideaine materjaliga paremini seguneks, on kaskaadsegaja otsa paigaldatud lisaks ka veetüüsid, millega saab valmistatud materjali hulka vett piserdada. Samuti aitab vee piserdamine vähendada tolmu lendumist. Killustiku segamise liin ei vaja eraldi operaatorit ja selle kasutamine on lihtne. Vajaliku koguse soovitud killustikusegu saamiseks peab kallurijuht asetama kiipkaardi lugeja juurde, mille kaudu süsteem tuvastab kogu vajamineva info ja liin käivitub. Ülevaade laoseisust ja välja veetud kogusest on nähtav reaalajas läbi veebikeskkonna. Seda nii materjalitootja kui kliendi vaatenurgast.